Tähtis uudis sulle. Nii. Jah, mul on aega vähem kui 24 tundi. Ma olen väga närvis. Minu jaoks on täna nii raske. Peale 8:30, ärge tulge siia. Palju jäi puudu või? Üks punkt ei puudu. Tšau, ma olen Miia ja mul on 8 kuud aega, et jõuda enda panustaja maailmameistrivõistlustele USA-sse. Ees seisab väga pingeline nädal. Mind ootab Cambridge eksam ja koormustest. Ja kui sa tahad sellest pingelist nädalast osa saada, siis vaata video lõpuni. Tere tulemast rääkima hirmujutte Miiaga. Jah, mul on aega vähem kui 24 tundi. Enne kui ma teen Cambridge eksamit. Ma olen väga närvis. Viimane aeg õppida viimased asjad, vaadata viimased asjad üle. Ja ma pean hommikul minema kodust välja umbes 7.15, 7.20. Ja siis ma pean olema 8.15 Tallinna Ülikoolis, et kell 9 sooritada eksam. Kas näeme homme? Näeme üle homme. Seda me näeme. Nii, aeg on teha esimene pikem ots. Praegune pulss on umbes 118. Kõik mõnus. Kilomeeter on tehtud. Ei tea palju veel teen. Aga olen siia jäänud täitsa üksinda. Nii et tippsportlas elu on suht üksinda. Nii, ma olen tagasi ujumast, kuna täna oli ka Cambridge eksam ja see oli väga-väga raske minu jaoks. Mentaalselt ma olin varem ujunud äkki mingi 1,4 kilomeetrit ühe trenni jooksul, aga täna oli kuidagi seda tuju ja tahtmist ja siukest nagu hästi suurt nagu enesemotivatsiooni. Nii et mujusin 2 kilomeetrit nüüd. Mujusin 1,4 ära, siis ma olin mingi, et tahaks veits rohkem mõjuda. Mujusin 1,7 ja siis ma olin mingi, et teeme siis selle ilusaks arvuks ja no tunne oli nagu lihtsalt mega pärast seda. Ma olen mega rahul, et mujusin täna 2 kilomeetrit, sest et see tegelikult tõi mul pinge ja tuju alla, nagu emotsiooni alla. Ma sain ennast tehniliselt tegelikult välja elatud sellest eksamist ja kogu pingest. Ma tegelikult jõudnud juba õhtusse. Ma praegu veel magama olen läinud, sest mul oli ikkagi nädalavahetusest pulss oli üleval. Treeningus hakkab meil siis järgmine nädal, kus me tõstame koormust. Et eelmine nädal oli siis mul deload nädal ehk siis kergem. Nii et nüüd on siis aeg hakata uuesti jälle 3 nädalat korralikult trenni tegema. Kes siin urus on? Kes siin on? Türe. Selline äge ja tore asi. Nimelt, mina unustasin ära, et mul ei ole täna esimest tundi. Ja ma sõitsin kooli. Siis ma vaatasin, et miks teiste nagu klassivendade ja klassivendade autosid ei ole? Ja siis ma vaatasin ennast tunniplaani. Ja siis ma sain aru, et mul ei ole esimest tundi. Nii et ma olen tagasi kodus nüüd. Yes! Mul unustasin ära, mul ei ole esimest tundi. Aga ma võtan arvuti ja ma lähen kooli tagasi. Täna on esimene trenn Lasnamäe hallis. Mul on tegelikult Lasnamäel üks lemmikkapp, kust ma leidsin mingi 3 aastat tagasi sularahas 20 eurise. Nii et see on mul lakikapp. See kapp on vaba. Reviilin teile enda lakikapi. See on kapp number 27. Mul ei ole isiklikult 27-ga mitte midagi. Aga lihtsalt. 300 on tehtud. Tänane trenn oli siis 3 korda 300 korda 2 ehk siis 2 setti 300-seid ja ühes setis oli siis 3 kordust. Lõigud olid väga mõnusad iseenesest ja väga äge on, et tegelikult on juba nagu on toimunud tegelikult juba progressioon nendes lõikudes 300-stes, sest tavaliselt mina 300-st ei jookse. Nüüd ma saan tegelikult koju minna. Mul ei ole midagi õppida, nii et koju täiesti free, teeme pesus, käin ära, söön ja otse magama. Kui ma kunagi tegelikult arvasin, et suga 7 tundi und on jumala okei, siis nüüd, kui ma saan minna varem magada täis oma 8,5 tundi,
see on lihtsalt heaven nagu. Mina olen tegelikult läbi spordi õppinud puhkama ja magama. Et kui ma praegu nüüd olen hakanud rohkem panustama enda taastumisse, siis ka minu uni on tegelikult paranenud ikkagi märgatavalt. 8 on minu reaalselt nagu miinimum, sellest üle on lihtsalt nagu the best results. Nii, mina just helistasin spordimeditsiini sihtasutusse ja panin endale siis uue koormustesti jaoks. Käin siis tavaliselt novembris ja olen minemas siis 14. november uuesti sinna. Üle ka vereanalüüsid ja lisaks sellele teha ka kehakompositsioon ja kõike muud, mida sealt veel tuleb. Mina vaatan seal just hetkesel perioodil, kui meil käib väga palju tööd südame ja võhmaga. Vaatan, mida informatiivselt sealt saab, kuidas südamelöögi sagedus on, kui kiirelt läheb pulss ülesse, kui kiirelt alla, mis on maksimum, mis on miinimum ja nii edasi. Nii et kui sul on võimalus, siis kindlasti mine ja käi ära. Nii, jõudsin kohale. Vaatan riided ära. Ja siis lähme anname vereproovid, anname siis puhkeolekus südamelöögi sageduse, teeme ka kehakompositsiooni ja siis lähme jooksma. Võtsin ka näiteks ühe sellise näidu, mida määratakse ainult üks kord elus, lipoprotein A. Näitab sellist perekondlikku või geneetilist südame-veresoonkonna haiguste riski ka. Okei, väga hea. Koormustest on tehtud. Esimesed tulemused ehk siis jooksu osas on tagasisidestatud. Näidud kõik on hästi. Otseselt koormust suuremaks ei saanud kui eelmine aasta, aga püsis samal tasemel, mis on tegelikult ka hea. Kopsumaht on suurenenud, mis on väga-väga suur nagu eelis minu puhul, et mul oli algselt väga-väga nagu väike kopsumaht ja nüüd see on ajas kasvanud, mis on ainult positiivne. Saage tuttavaks mõõde. Saare just tuli minu tuppa ja ütles, et mul ei mahu sinu vanad naalikud. Mitu paari naalikud siin sees on? Siin sees on 2 paari Max Flysid. Pluss mul on veel siin all ja veel tegelikult. See on 42. Ei ole 42. Ja mul on siin all veel 2 paari. Ehk siis mul on tegelikult kokku 5 paari Max Flysid. Sest sul on praegu kasvatab Max Flysid. Õige. Ma ei tea, kas see on mingi väikest tõdade asja, aga nad tulevad kogu aeg nagu suuremate tuppa asju vaatama. Tuli praegu infektsiooni minu naalikutest tegema. Ei, tulid küll. Ära niigi varbaid. Tere hommikust. Ma sätin ennast trenni. Kell on 10:05 minutit ja ma panen asju kokku. Täna trennis peaksin ma kasutama siis streetfly'd. Ehk siis mul on 2 erinevat paari. Ühed on siis ilma karbonplaadita. Ehk siis vanem streetfly, mille ma ostsin mingi umbes aasta tagasi. Teised on siis need karboniga streetfly'd, mille ma ostsin just hiljuti mingi paar nädalat tagasi. Võib-olla see vanem on isiklikult mu lemmik, sest ma pole selle karboniga veel harjunud. Ma pigem kasutan neid enne naalikut, et saada natukenegi naaliku tunnet kätte, kergema kasvutunnet. Ja mulle pigem just meeldib ennem just võib-olla striigiga või naelaga. Vahepeal olemegi teinud näiteks selliseid trenne, kus võib-olla kasutaks hoopis naalikut, aga tegelikult kasutame hoopis striiki, et jalale natuke ökonoomsemalt läheneda. Saame ära võtta vitamiinid. Ma tegelikult tarvitan siis rauda, D-vitamiini, kalamaksuõli, sest ma kala ei söö. Ma kahtlustan, et auto on jääs. Nii külm on. Nii. On suht rass päev, nii et otsustasime, et ma ei tee tõkked, mida teised teevad, et ma pigem teen 100-said, et saastame natukene rohkem mind, sest et eilne korrustestis tõmbas suht läbi ja sinna otsa veel jõud, nii et mul ei ole täna väga jaksu ja tunnet. Ehk see 100-said on võib-olla täna natuke lihtsam valik minu jaoks. Esimene ring, 100-said tehtud. Kuidas tunne on? Tore, kiire, rahutuslik. Ma ei tea, ma küll ei jaksa. Minu jaoks on tänane nii raske. See peab push-up mind lõpuni. Et ma ära ikka teeks need
praegused ajad on olnud, mu kell on ka seal mingi 14:0 umbes. Pausid on tulnud mingi minut 20. Nii et vaata, kuidas järgmine plokk meil läheb. Peamiselt olid lõiguajad 14:0. Tegime 8 tükki 4 setina. Pikema seti vahel oli 4 minnipausi ja teiste vahel oli siis kõnnipaus lihtsalt. Ma lähen nüüd koju. Käin pesus, teen söögi ja arvatavasti lähen magama, sest magamine aitab kõige paremini kaasa taastumisele. Tervist. Magasin just umbes tund. Ja see oli väga-väga mõnus. Nad harivad mind nüüd järgmised, ma arvan, 2 kuud, kui see terve kampaania üleval on. Vaata neid papusid! Need on räägid ilusad, see kott on ka suht cool. Ma ostsin endale need. Mul nüüd on siis Cortexiga Vomero 18. Soovitan väga. All on tavalised Vomerod vist. Aga need, vaata üleval. Need on suht ilusad. Need on need uued Vomero plussid. See on ka suht ilus tegelikult. Ma mõtlesin mingil hetkel, et ma ostan võib-olla. Aga ma vaatan nüüd, et no, ma kasutan ära praegu need, mis mul on. Ja siis, kui need jälle hakkavad andma otsad, siis ma ostan uued. Nii, me käisime Sportlandis. Mul oli siis krediiti, mida kulutada. Ehk siis näitame, mis me ossime. Hydro Flask, see pole küll mulle. See on mulle. Järgmisena siis on sellised püksid, mis sa saad lukuga alt lahti teha. Need on nagu täiesti tavalised püksid, mis mulle meeldib ka kasutada. Taga on ka. Ja, aga mul endal on versioon vanem ja mul on ka siis see, mis see olümpiamaal ehk siis siit eest selle kummiga. Ta on rohkem nagu soojapesu selline materjalist nagu sukene hästi mõnus, sest suke mingi täpiline karvane. Ta algul ei tahtnud seda, aga ma ütlesin, et proovi selga ja siis ta oli see on äge. Ja nüüd ta võttis selle. Kõrgekaalusega. Ja, nagu ma öelnud juba siis tegelikult mitu korda, siis need on minu lemmiksokid. Ehk siis ma ostsin neid sokke veel endale. Ostsin endale talvekindad, sest et mul ei eksisteeri selliseid asju nagu talvekindaid. Ehk siis ostsin endale The North Face omad, sellised poksud, suured, tummised ikka. Et saaks, siin on need loophole'id, et kui ma tahan, ma saan selle nööri panna. Ja siis need ei kao ära. Mina olen väga happy oma 2 eseme peale. Nii, välkiteena. Mu issi palus tegelikult juba 2 nädalavahetust tagasi, et ma viiksin taara ära, sest et enamus neist on minu lumioravad. Kas ma tegin seda? Ei. Ehk siis me otsustasime nüüd, mis see kell on? Kell on 8 või? Jah, poole 9. Poole 9 õhtul, et me lähme viime taara ära. Mis ma kartsin, et ta on siukses kohas nagu Kalla. Kuhu me lähme Kalla. Kas siis sa oled nagu taarapudelit nagu 1 by 1, eks ole, sinna masinasse, aga siin sa nagu kallad sinna sisse. See on creepy. Mulle ei meeldi see. Oota. Alusta. Ei. Oh my god. Meil on palju seda. Okei. Hakkab tulema. Opa! Leenudega pakendmasinast. Peale 8:30 ärge tulge siia. That was hella scary! Vähemalt see mees tuli, see nagu päästis meid tegelikult. Me ei julgenud kallata sinna neid. Ja siis ta oli mingi, et kallake sisse nüüd sinna. Siis lõpuks meil tükkis mingi viga ja siis me ütlesime talle. Siis ta juba tuli, siis ta oli natuke toredam meiega. Ja siis ta hakkas lihtsalt tõmbama mingeid asju veel ja mis tegelikult üldse ei tohiks taarakotis olla. Seal oli mingi balsamiiko pudel, kohupiimatops ja ma ei tea mida kõike. Me olime lihtsalt mingid, me lubame, me tegelikult ei käi niimoodi nagu toobas taarat. Me saime tegelikult 10 eurot ja 70 senti. Mis asju? Võta üks. Proovime. Ma ei tea, okei. No võta see siis. Tegelikult võiks mõne piparokka tegema. Mulle meeldib toorest piparkoogitaina. Nagu reaalselt toorest piparkoogitaina, see on nagu 10-10. Siin on broted alla inglased. Ja need mušeed. Not sponsored. Ma olen nagu väga palju nende fänn tegelikult. Korv. Meil vist läheb jah. Meil tuleb asju täna siis kõikidest ühte, kui meil siin seda juba võimalust on.
Saare üllatusel. Saara ja mina, me armastame jänksi piparjoogi kohukest, nii et need lähevad ka siia. Sest ma tean, et Saarele meeldivad need. Tahad näha, mis ma leidsin? Oh my god, võta nüüd mitu. Palun võta nüüd mitu. Ma ütlesin, et sul meeldivad need. Tahad teil kasti või? Ma tahan ühte ainult ära süüa. Ma tahan nii palju. Kohas sai käidud, asjalikud ostud said tehtud. Nii et selles mõttes kuukesed said. No ta on nagu, äkki ta on mingi halvaks läinud nendega? Ei, aga ta lõhnab päris hästi. Ta lõhnab nagu õun nagu. Ei ole iga selles mõttes. Mis seal oli sidrunit, et panna või? Jaa. Meil on sidrunit. Meil on sidrunit. Ma räägid see nagu hapu õun, vaata. Ta on suht kuiv. Ta on väga kuiv. Tere hommikust. Kõik tutid värgid on väljas. Aga tegelikult nüüd on tõe hetk. See saaks isegi miikron lahti. Opa! Nüüd ma tean, kuidas lokke teha. Ma olen nii kaua otsin, sest et mul on jäänud kogu aeg. Nagu kuidagi need esisalgud on jäänud nii jubedalt kõigil. Aga nüüd on kell teha päris palju. Ma pean nagu me kiirestama kooli, nii et... What the story is? Magad on ju. Pulss on 126, ma praegu ringi pealt vaatasin. See ei ole okei. Nii, räägi. Tähtis uudis sulle. Nii. Ma sain B2. Ma sain tehtud Cambridge'i. Okei, sa tahtsid küll see ühte, aga suvaline. Oli üks punkti puudu, aga ma tegin ära selle. Ma tegin ära vähemalt B2-le, nii et mul on hästi. Palju jäid puudu või? Üks punkti puudu. Ei ole. Ei ole midagi, ma sain B2 vähemalt kätte ja mul on hea meel. Tšau. Kas sa saad rääkida või? Tšau. Sa pole vist gruppi vaadanud, aga ma sain Cambridge'i B2, nii et ma sain läbi. Ma tean, mitte enne ütled juba, tuli kohe alla karjus. Miki sai B2. Nice. Tüüdid. Läbi. Suur aitäh, et sa vaatasid seda videot. See annab meile nii palju juurde ja kindlasti, kui sulle meeldis see, siis pane ka like ja subscribe. Suur aitäh sulle. Tšau!